Eesti Esu. Tere head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad. Tere Reigo Ahven. Tervist. Täna räägime sellest, kuidas trummimäng kehale mõjub ja meil on ekspert sinu näol siis stuudios. Ja. Trummar on sinu selline esimene armastus. Ja viimane ka, ma arvan, kui me räägime nagu enese defineerimisest. No ameteid on sul iseenesest ju igasuguseid erinevaid võiks omistada. Meil kõigil. Aga et tõesti, nagu see võib tunduda, et see lehvik on hästi lai, aga mitte ükski nendest asjadest ei oleks isegi nagu serva pidi võimalik, kui ma ei oleks trummidega läinud nii sügavuti. Nii et nagu see, ma olen aina rohkem ja rohkem seoses minu kõrge eaga sellest hakanud aru saama, et see on minu selline superpower, aga mitte just see, ütleme ilmtingimata, mis ka ei välista seda, aga ilmtingimata selline super sooritus, supervõime, vaid see supervõime, et mul ei lähe üle, et see kirg ei lähe üle, see soov ei lähe üle, see nagu vajadus ennast defineerida läbi trummariks olemise ja rütmide loomise ja rütmidest mõtlemise ja rütmide tajumise ja rütmidest hoolimise osas, et see on minu supervõime, et ma olen pannud tähele, et ma elan üle seda, kui inimesed nagu kaotavad selle kire millegi vastu, mis neid defineeris, sellepärast, et minu arust see on traagiline. Et sportlane jääb tegelikult nagu sportlaseks ja defineerib teda ja on kujundanud teda palju rohkem, kui arvatakse. Ja mina olen selles õnnelikus nagu positsioonis, et trummariks olemine kütkestab mind nagu kogu aeg, vaatamata sellele kõigele, et see ei ole mingi meelakkumine ilmtingimata ja mitte mingi unistuste töö, ma saan aru, et paljudel juhtudel. Ma mõtlengi, et see tuhmumine või andekuse tuhmumine või mingi kire tuhmumine võib juhtuda siis, kui sa hakkadki seda tegema hoopis teistel eesmärkidel ja teistmoodi võib-olla kui alguses on ju, et kui sa lõpuks kuskil kruiisilaeval õhtust õhtusse tänistad on ju, et siis see on asi, millele ma olen viimasel ajal üldse mõelnud. Kuidagi see tuli jutuks mingisuguste näitlejatega, et ütleme, kui meil on teatri täis näitlejaid, siis minule väljast vaatajana tundub, et need on kõik loomingulised inimesed, elavad, on võtnud selle tee ette, et kindlasti on ju palju näitlejaid, kes ei ole seda teed ette võtnud ja teevad hoopis midagi muud, aga nemad on seal, nad on teatris ja nii edasi. Aga mina ei näe võib-olla seda nende mikrokosmost või seda, et ka seal on sul võimalik olla nii-öelda säravate inimeste keskpärasuses või midagi sellist, et saad aru, mida mõtlen on ju. Ja loomulikult see on väga hästi öeldud. Ma ei ole üldse nõus, aga see on hästi subjektiivne värk, et ma arvan, et on võimalik, et maailma kõige loomingulisem näitleja tunneb ennast kõige vähem loomingulise inimesena üldse. Ja miks? Sellepärast, et meie mõtlemine saab lisada väärtuskihte lõputult, kuigi lõpmatus kui selline on inimajule täiesti vastuvõetamatu kontseptsioon. Või siis ta võib ka need kihid ära koorida sealt. Ja ükskõik, kes võib ennast tunda täiesti väärtusetuna ja samal ajal see kruiisi laeval olev trummar võib olla kõige õnnelikum inimene võib-olla sellel laeval, võib-olla nendel vetel, võib-olla selles maailmajaos. Ja see sõltub ainult, me ei tea, kus kohas need mustrid täpselt on. Jaan Aru muudkui uurib, ja väga hästi uurib. Aga et mul lihtsalt, ma tean, ma olen olnud selles kohas oma peas, et ma olen arvanud, et kruiisilaeva bändimehed äkki on õnnetud. Ja samal ajal ma võin öelda, et väga paljud
Eesti muusikakultuuri kõige, ütleme, innovatiivsemad, ka tänasel päeval innovatiivsemad edasiviivad mootorid on oma käsitööoskuse omandanud laeva peal mängides. Ja sellepärast ma just kui kutsun sind mõtlema korraks nagu ahven, et see on püha. Iga kord, kui sul on võimalik teha seda, mida sa teed, ükskõik mis see ka ei ole, kas või trummimäng. Ja sul on pulgad peos, sul on trummid, sa oled nagu mentaalselt võimeline tegema ja füüsiliselt võimeline tegema, siis see on nii püha, et kõik väljaspool seda mulli on boonus. Noh, et seal sa võid midagi lasta oma sellesse valemisse, võid mitte lasta. Aga et see tegevus iseenesest, see, et sulle see teatepulk on antud sealt Edenist tuleva geeni jõe kaudu ja sa oled ainult hetkeks siin ja saad siin, sellel hetkel siin teha ainult korraks mingeid asju. Ja nüüd kõige selle virvarri sees sa saad mängida trumme. Olgu see kruiisilaev või olgu presidendi vastuvõtt või olgu otse-eeter Oscarite jagamisel või ma ei tea, mis veel need suuremad auditooriumid on, ole siis Tour de France'i ma ei tea, finaalis, mida vaatab, ma ei tea, miljard inimest või noh, väidetavalt 3,5 miljardit inimest saab selle infoga pihta, ükskõik kas nad on rattahuvilised või mitte. Et see ei oma tegelikult mingit püsivat väärtust. Noh, mulle õudselt meeldib mõelda, mida Lars Ulrich teeb pärast seda, kui tema 20 kontserdiga tuur lõppeb ja ta on järgmisel päeval istub niimoodi pärast lõunal istub trussikute väel istub diivani peal niimoodi ja mitte keegi ei hüüa Metallica. Kuigi eelmisel õhtul 80,000 inimest hüüdsid ja sa tunned, et sa oled maailma kuningas. Aga nüüd on lihtsalt see, et sa pead võtma jõu kokku, et minna koeraga jalutama näiteks. Et vahet ei ole, mis on see olukord, kus sa saad seda teha, mis sind defineerib. Et see väärtus on nii nagu vääramatu, et ma olen pannud tähele, et need välised tegurid tegelikult ei tohiks meid üldse mõjutada. Ma olen selles mõttes nõus, et ei tohiks, on ju, ja samamoodi võib ju ma ei tea, eluks ajaks vangi mõistetud inimene seal samas kongiruumis tunda ennast palju vabamana kui mõni, kes ei ole seal kongis, on ju, et kõik on nagu jah, ise sa ju lood selle tähenduse, ise sa lood endale perspektiivi ja nii edasi. Rääkides sellest, et sa ütlesid, et baas on saadud laeval mängimisest, siis see on ka huvitav. Trummidega kindlasti sa oskad ka seda kirjeldada natukene, et ütleme, ma toon sulle koka näite, et on algaja kokk, kes õpib süüa tegema, saab asjade praadimise, küpsetamise, saab põhitõed selgeks on ja siis ta tahab sinna taldrikule luua hästi palju panna, maitsestada kõik järjest uhkem. Siis käib siuke küür lõpuks ära, kui ta saab nii-öelda meistriks ja siis ta hakkab sealt järjest maha võtma kõik on ja läheb järjest lihtsamaks tagasi ja lõpuks ongi tal üks lihtne steik lihtsalt, kus on ainult sool ja pipar ja on täpselt, mitte midagi muud ei olegi on ja, aga see on niivõrd hea, sest see on nagu ikkagi seal on see nii-öelda oskus ja asi taga on ja, et kõik see tee on nagu läbi käidud. Ja siis kunagi ütles mul üks sõber, kes mängis trummi, et mis ta nimi on? Tõnis Kärsson. Et tegelikult on, ma olen suur rege muusika fänn ka, on ju, et tegelikult on reget on päris raske mängida, sest see on lihtne, aga ta on siuke, nõuab mingisugust perfektsust ja sellist monotoonsust ja nagu järjepidevust on ju, et ma ei tea, kas trummimängus on samamoodi, kas see tee käib natukene samamoodi, et alustad üsna lihtsatest asjadest, jõuad mingisuguste tohutu keeruliste trummisoolodeni ja võib-olla kui soolod ja kõik asjad on nagu selged, et siis tahad ikkagi võib-olla siis hindad lihtsust või mingisugust, kuidas see kaar trummi mängimisel käib? See on väga hea küsimus. Ja see on nii hea küsimus, et üsna harva ma näen inimeste peade sisse nii kaugele, et mõista, kuidas inimesed, kes ei tegele trummi mängimisega või
või muusikaga igapäevaselt, et kuidas nad võivad meid vaadata. Selles mõttes see on fenomenaalne küsimus. Aga et ma arvan, et võib-olla paslik oleks vastata umbes nii, et see on iga valdkonna, iga meistri esimene nõuanne. Et tee vähem, aga paremini, et suurenda vilumust väheste asjade osas ja siis sa saad suuta tõmmata paralleelle ükskõik mille teostamiseni, et siis selle vähese filigraansus justkui nagu tähetolmuna pudeneks ükskõik missuguste kunstiliste valikuteni. Aga see nõuanne on vale. Sellepärast, et mitte keegi, nagu reaalselt mitte üheski valdkonnas, ma arvan, mitte kunagi ei ole jõudnud meistri staatusesse ilma selle küüruta. Et see seal peab olema justkui see, mida sa jätad näitamata. Ma arvan, et baleriinidel on nii, ma arvan, et tšellistidel on nii, ma arvan, et kokkadel on nii, ma arvan, et podcasti juhtidel on nii, et ma ei saa sulle ju öelda, noh, ja et see oleks tõsiselt võetav, et sa küsi mult lihtsalt nii vähe kui saad, siis sa küsid mult, mis on elu mõte. Ja siis selleks, et see oleks hästi atraktiivne podcast vaadata ja kuulata, siis sa oled vait üle, sest less is more. Et sa ikkagi valmistad ette või oled valmis selleks, et suudad genereerida 30 küsimust. Sa isegi ei unista sellest, et need siia ära mahuksid. Sa valid nendest midagi, siis sa nendest teed veel lõpliku valiku, siis midagi lisad spontaanselt, sellepärast, et ta haagib nende asjadega, ehk et sa oled adaptiivne. Et trummimängus on niimoodi, et laias laastus me kõik oleme haavlipüssid alguses. Me mängime kõikides olukordades, kus me saame. Me kuulame muusikat alates siis sellest punktist, millega me lihtsalt juhtume kokku. Mina juhtusin kokku, näiteks Metallikaga, on ju. Ja siis ma juhtusin kokku mingite erinevate new metal asjadega. Siis ma juhtusin kokku selliste 70-ndate proge kitarristidega. Ja siis sealt edasi ma juhtusin kokku 50-ndate jazzmuusikaga. Siis ma juhtusin kokku mingisuguste pop-asjadega ja juhtusin. Ja nüüd, ja kõikide nende asjadega muudkui proovid saada sõbraks ja siis vaikselt hakkab selguma, et mis on see, milles sa oled andekas ja selle saab kohe tõlkida, et mis sulle meeldib piisavalt palju, et sa oled nagu hästi tundlik nende detailide osas. Sest igal juhul detailid on kõige määravamad. Ja nüüd, kui me võtame selle koka näite, on ju, et see, et sa kuhjad sinna väga palju, see on väga hea justkui paralleel, sellepärast, et sa pead arvutama ja arvestama kõiki asju, kaloraaži, toorainet, oma publikut, siis võib-olla seda sündmust, siis võib-olla seda nagu eesmärk, et kas see on restoran, see on ühekordne, ma ei tea, toidad Inglismaa kuningat, on ju. Et sellel trummaril on umbes samamoodi, aga ta peab mõtlema võib-olla nagu elufilosoofiliselt. Ehk et kes sa oled ja mida sa soovid. Et laias laastus võib trummarid jagada ikkagi 2, ma arvan, selle elufilosoofia järgi. Ühed, kes nagu tahaksid arendada, kumbki ei ole halb, mõlemad on väga vajalikud ja väga head, et üks, kes tahaks arendada seda nagu laias laastus trummimängimist trummarite pärast, ehk et ta on innovatiivne, efektne, justkui arendab seda trummi kõla justkui vaakumis ja siis on teine suur filosoofia on trummarid, kes tahaksid, et see muusika kõlaks hästi ja et need teised muusikud tunneks ennast hästi ja need teised muusikud oleksid maksimaalselt inspireeritud, aga maksimaalselt hoitud ka, on ju. Ja siis, kui sa oled valinud ühe või teise tee, siis sa tegelikult pead nagu kunstiliselt, mitte isegi nagu selles loos võib-olla, vaid sa pead nagu elufilosoofiliselt vaatama, et mis asjadega ma lihtsalt ei jõua tegeleda. Et see elu saab ennem otsa. Need harjutustunnid tuleb
võimalikult hästi panna selle siis rakendusse või selle vankri ette, et kuhu sa lõpuks soovid võimalikult lähedale jõuda. Et ma arvan, et neid trummareid, kes on, et küsid, et vabandust, et härra Vinni Kollajuuta või ma ei tea, Jussi Lehtonen või ükskõik Teppo Mäkinen või Toomas Rull, et kas te olete kohal? Et kas te olete valmis? Trummar. Et siis ma arvan, et ühtegi jahhi sealt ei tule. Et me kõik oleme tee peal erinevates kohtades. See on põhimõtteliselt sama tee, see on väga huvitav. Et ja ma arvan, et selleks, et saaks selle ainult minimaalse vajaliku letti lüüa ja mitte midagi üleliigset, selleks peab tegema kõik need samad faasid läbi. Ja mängima liiga palju, mängima liiga kõvasti, eksima. Et see on, miks mulle trummariks olemine nagu meeldib ka, on see, et me oleme elukutseliselt dekonstrueerijad, sellepärast, et korraga seda kõike ei õpi. Sa pead alati, kui sa midagi, kas sa ise motiveerid ennast, et sulle midagi meeldib, on ju? Või siis on tarvis selleks, et sa mängiksid mingisuguses kontekstis endale sobivalt korrektselt, on ju, ja loodetavasti teistele korrektselt ka, on ju, et siis sa pead selle võtma juppideks ühtepidi, jagama mitmed kihid söödavateks kihtideks ja siis lõikama veel seibideks, siis harjutama seda just, et su keha harjuks, on ju, sellepärast, et nii raske, kui seda ka uskuda ei ole, et siis tegelikult inimene ei ole evolutsioneerunud selleks, et mängida trummi, nagu mingi 8 jalg on ju, et ta peab igast muid asju tegema. Et siis see on ikkagi selline, et sa pead ennast nagu harjutama sellega ja see kõik võtab aega. Et see on päris huvitav, et trummariks olemine ja trummide mängimine kas või amatööri tasemel ta on nii stimuleeriv ja nii universaalne. Ehk et kui mina saaks, siis ma paneks trummikomplekti õppe esimese 4 klassi jagu põhikooli õppekavasse. Et trummid on nagu äge selline vastu nina reha varrs kogu aeg. Et nii kui sa arvad, et midagi hakkab tulema, et siis hästi vähe modifitseerides saad kohe aru, kui vähe sa oskad. Ja mulle meeldis see, et sa ütlesid, et soolod on selgelt särki-värki. See on armas vaade trummimängule. See on jah, selles mõttes, et kõik on ju kõigega seotud. Kõik mikro ja makro on nagu ütleme üksteise muster, lihtsalt üks on suurem, teine väiksem ja samamoodi kõikides loomingulistes valdkondades ma kuulen pidevalt seda sama juttu ja saan sellest aru, et mida rohkem ma arvan, et ma tean, on ju, seda rohkem ma mõistan, et ma ei tea mitte midagi või kelle kuulus lause see oligi, aga põhimõtteliselt, et kui sa lähed mingisugusesse asja nii sisse, siis sa eristad järjest pisemaid detaile, mida on võimalik järjest rohkem lihvida ja nii edasi, et kõrvaltvaatajale sa mängid ju fantastiline filigraanne trummar on ju. Ja siis nagu sa ütlesid, et üheltki trummarilt sa tegelikult seda vastust kätte ei saa, et jah, ma olen filigraanne trummar valmis. Ei saa jah. Ma olen proovinud seda vastust saada. Ja siis saab inimene ise nagu aru, et kui sügavale võiks sellega minna, on ju. Kas trummaritel on ka selline, et kas sa muusikat rahulikult kuulata saad ja nautida? Või sa kuulad seda nagu trummar? See on hea küsimus. Ma arvan, et saab. Ma arvan, et kõik saavad. Ja meil lihtsalt on nagu kihte on rohkem, sest me võib-olla mõtleme, et okei, et mis mikrofonidega on salvestatud ja kuidas on miksitud ja mis on parandatud ja missugused efektid on seal ja siis et me teame, mis trummidega keegi mängib, me teame, mis suurused need on, me teame, mis nahkade valik on, me teame, mis pulkadega mängib, me teame, mis taldrikutega mängitakse, me sellest tulenevalt teame, kes on mõjutajad, on ju, et seal on nagu ja iga trummar mõtleb erinevalt ka ilmselt sellest, et kui oluline see üldse on, et teada, kes see mängib. Mul oli mingi vahe
selline viga oli peas, et ma õudselt tahtsin teada, kes mängib, kus ja millega. Ja millal toimuvad, ma ei tea, trummarite vahetused ja miks. Ja kelle materjal elab kelle mängus, et seal on hästi tihti on niimoodi, et bändides mingid aastad mängib üks trummar ja siis mängib teine trummar ja see teine trummar saab värvitud sellest esimese trummari valitud kunstilistest sellistest kujunditest, mida ta kasutas nendel plaatidel, millega inimesed on harjunud, mida tuleb mängida niimoodi. See ei ole talle omane, aga kuna see esimene trummar need sinna sisse nagu paigutas, Eesti näitel hästi lihtne, et ansambel Terminaator, Eimel Kaljulaid mängis mingid kuulsad lood sisse, siis tuli Roland Puusepp on ja Roland Puusepp on sunnitud mängima neid Eimel Kaljulaiu valitud. Ma just mingi nädal aega tagasi kuulasin ja mõtlesin, issand, kui võidu, et valitud siis lahendusi ja spontaanseid fille ja kõike muud. Loomulikult Roland Puusepp, fenomenaalne trummar, on ise võimeline sinna leidma kõik võimalikke, ma ei tea, fille, värve, mida iganes. Aga et ta ei pääse sellest justkui sellest folkloorist või sellisest ajaloost, mis puudutab seda soundi, seda bändi, neid lugusid, neid fille, neid pause, neid rõhke. Et ja siis lihtsalt see on olemas, see mõõde on olemas, et me siis elukutseliste muusikutena võime kaduda ära selle sisse ja me ei kuule seda muusikat nagu pertseptiivselt. On ju. Aga ma olen pannud tähele, et seda, kui nüüd ei juhtu sellist asja, et oletame, et sa pead salvestama, lähed puhkusele ja pead salvestama ette 8 podcasti, siis sa ei istu taksosse ja ei pane ükskõik missugust maailma podcasti mängima, sellepärast, et sellest elemendist, et keegi räägib, keegi küsib, keegi vastab, sellest elemendist sul selleks päevaks on siiber, on ju. Lihtsalt inimene on ehitatud nii, et ta vajab vaheldust ka ju, vajab erinevaid selliseid stimuleerivaid elemente, et siis samamoodi on muusikutel nii, et kui sa tööks seda nii palju teed ja peadki analüüsima ja nende kõladega tegelema, et infoga, mis läheb sulle kõrvast sisse, on ju, siis sa nagu võib-olla suhteliselt teadlikult hoiad ennast eemale, et võib-olla sa ei kuula muusikat, ma arvan, et paljud muusikud ei kuulagi muusikat nii palju kui võib-olla mõned tavainimesed. Aga seda, et muusikud ei suudaks muusikat lihtsalt võtta sisse tervikpildina ilma mõtlemata liiga palju, ma seda ei kahtlusta. Ma arvan, et kõik on võimelised, ma olen ka võimeline lihtsalt nagu nautima seda fiilist. Aga see on hämmastav. Ma olen nüüd 2 aastat mänginud ühes toredas amatöörbändis. Kui nad juhtuvad kuulama, siis MVB palavad tervitused, see on Minimal Viable Band, see on startup asutajatest tehtud bänd, kus on siis 5 tegelast ja Minimal Viable Product on siis nagu minimaalne toode, mida sa saad müüa. On ju ükskõik missugune Bolt alustas sellest, Wise alustas sellest, ma ei tea, minu poolest Microsoft alustas sellest, on ju. Ja siis meil on Minimal Viable Band, et ehk siis nagu see bänd, mis on nagu minimaalne asi, et ta meenutaks bändi. Ja seal on väga toredad tüübid, ma mängin kitarri seal. Ja ma pean tunnistama, et see on täiesti hämmastav, et kui ma nüüd neid lugusid, mida ma pean mängima, õpin kitarriga, siis nüüd ma saan aru, miks kitaristidel on täiesti ükskõik, kas ma ostsin uue taldriku või mitte. Nad ei pane isegi tähele. Nad panevad ainult tähele, kas mängivad trummid või mitte. Aga mida selles vormi osas või neil on nii palju pusimist iseendaga. Kitarri, juhtmed, plokid, akordivahetus, oissing, väga hea, on ju. Et kus muus medikas on, et see on hämmastav, et kui ma neid lugusid kuulan, siis kui ma peaks neid trummidega mängima, ma arvan, et ma kohe nagu lihtsalt hämaks, sellepärast, et ma ei suuda, inimene ikkagi ei suuda nagu niimoodi päris tervikut ja detaili korraga tajuda. Et see on hämmastav, et inimese aju on ikkagi ühelt poolt hästi piiratud, teiselt poolt tohutu plastiline. Et on, see oht on olemas, et inimene keskendub ainult mingile komponendile kogu selles muusikas ja seda tervikut, mida siis kõik fännavad, kes tulevad staadioni kontserdile, et see teostaja ise seda võib-olla isegi ei taju.
see, mida sa kirjeldasid, et mis pulkadega, mis nahka on kasutatud, mis mõjud on, et see kõik mulle... Mis suurused, mis trummid, mis ajalugu, mis ajast, kuidas asetatud kõik. Et see kõik kõlab jah nagu mõtetena, et mõte või siuke analüüsi mõte, siis tundubki, et kogemuse jaoks on just vaja neid mõtteid nagu ära võtta, et seda nagu kogeda. Aga no see on võimalik siis, nagu sa ütlesid, on ju. Ma arvan. Ja see trummari vahetuse asi tõi mulle meelde, vist oli see ikkagi Metallica mingi dokfilm, mida ma nägin hästi ammu, kui ma olin teismeline, kus nad otsisid uut kitarristi, oli minu arust see teema, on ju. Basskitarristi. Ja toona ma juba mõtlesin, et või kuidagi see kontseptsioon oli hästi huvitav mulle, et on just kui mingi bänd ja siis, et mis teeb siis bändist bändi või millise liikme või noh, et okei, et kas, et kui solist ära vahetada, kas siis bänd jääb bändiks või midagi sellist, et mina olin suur kirjanduse fänn väiksena, et noh, põhimõtteliselt ka Harry Potter on üks suur frantsiis või siuke suur laev on ju, et ütleme, kas sealt saaks ka nagu kirjaniku saaks nagu ära vahetada ja Harry Potter jätkaks nii-öelda raamatute ilmumist ja nii edasi on ju, et kuidagi see mõte mul hakkas käima, et mis siis teeb bändist bändi ja et kui bänd on piisavalt edukas ja piisavalt kaua tegutseb, siis ongi loogiline, et võib-olla noh, seal on palju liikmeid, see hakkab vahetuma on ju ja noh, see jutt, mis sa rääkisid et võib-olla siis võetakse üle nagu eelneva bändiliikme selline käekäik, et oleks kontserdil nagu fänn tunneks ära selle või see nii-öelda jääks samaks on ju, et See sõltub sellest bändist, mida on vaja. Näiteks jazzmuusikas on kindlasti vaja seda, et selle inimese isikupära tuleks kaasa, kes on siis see uus liige. Et seal kindlasti otsitakse hoopis neid uusi kõlasid, tugevat isikupära mõju on ju. Aga ma olen käinud ühel kontserdil, kus pidi esinema Foo Fighters ja Taylor Hawkins, selle trummar, sai surma kahjuks täitsa 2-3 nädalat enne seda. Ja siis teda seda bändi asendas siis hoopis Red Hot Chili Peppers. See oli New Orleansis ja kõik terve see Foo Fightersi bändi liikmed, kaasa arvatud Taylor Hawkins poeg ja tema naine olid siis kahel pool seda lava. Ja siis see bänd mängis ja siis Taylor oli siis Chad Smithi basstrummi selle resonaator naha peal, kõik tiivad, värgid, särgid, kõik hästi nagu tundeline ja nagu tegelikult selline traagiline kontsert ja siis aasta hiljem Foo Fighters oli leidnud endale teise trummari. Ta oli, mul kohe varsti tuleb meelde nimi. Ta mängis ennem 9 Inch Nailsis ja ta mängis suhteliselt suurepäraselt, ta mängis nagu fenomenaalselt kopeerides Taylor Hawkinsi siis neid erinevaid partiisid, mis omakorda olid esimestel plaatidel mängitud siis Dave Grohli poolt, kes on Nirvana trummar, kes on Foo Fightersi laulja. On ju, et ilmselgelt võis seda kõike teha, minu arust oligi umbes nii, et tal polnud rahast ja tal ei olnud ka motivatsioonist ja ise salvestas mingid partiid sisse, neid jäid Taylor Hawkinsi sellesse nagu sõnavarasse sisse ja selgroogu ka tahest tahtmata ja siis selle 9 Inch Nailsi trummari, kelle nimi mul selle podcasti käigus ilmselt tuleb ikkagi meelde. Ta nüüd minu arust lahkus sellest bändist, väga täpselt ei tea, aga kui ma ei eksi, siis on mõned kontserdid vähemalt on tehtud nüüd nii, et Foo Fightersi bändis mängib Taylor Hawkinsi poeg. Minu arust, kas ta eesnimi on Brandon, aga Hawkins on ju. Ja mängib suurepäraselt. Ja nüüd on nagu väga huvitav olukord tekkinud. Et võetakse üks maailma tipptrummar, keda selles mõttes küsimus ei ole. Ta tuleb, ta oskab asendada, kõik on nagu õige ja mängib nagu metsloom. Aga ta ei sobinud millegi pärast. Ja siis võetakse see noor naga, kes pole 20-ki veel, mängib tõesti nagu mingi tuulis paska on ju. Ja siis seal on see mõõde ka, et see geneetiline nagu
materjal ja siis mingi jätkuus ja siis mingisugune, et see on nagu üks kõige traagilisemaid trummari vahetusi, mis ma üldse tean. Aga et rääkides sellest, mis see on väga huvitav küsimus, et mis peab bändis juhtuma, et see bänd ei oleks enam see bänd. Ma käisin kuulamas Rolling Stonesi, kus nad on 80-sed ja Charlie Watts suri ära. Ja mõeldi, et mis siis saab, ikkagi Rolling Stones on nii kõva bänd. Ja nad võivad valida ükskõik mis trummari. Öelda ükskõik mis artistile, et ma võtan sinu trummari nüüd endale. Sest see trummar läheb. See on legendaarne bänd, teda ei ole kauaks. Ükskõik kes trummaritest. Sa lihtsalt lähed ja lihtsalt shoppad, on ju. Terves maailmas. Ja nad valisid Steve Jordani, kes ongi üks maailma parimaid trummareid. Ja lihtsalt nagu siis pigmendi mõttes ta on mustanahaline trummar. Tal selles bändis juba mängis üks mustanahaline bassi mees ja nüüd nad kõik olid 80 ja siis Steve Jordan oli nagu poiske, sest ta oli kõigest 67 ja ta mängis seal, tõi oma nooruslikku energiat sinna ja tõesti tõi ja see bänd 10 korda parem, minu ütleme siis nagu debiiliku seisukohast, et mind huvitavad need asjad, et taktid on ühe pikkused ja et ta on nagu, et kvaliteet tõuseks. Et ennem olid lihtsalt 4 tüüpi, kes on kõik oma nurgad niimoodi ära nühkinud, et ükskõik, mis seal muusikas ka ei juhtu, nad nagu liiguvad koos ja see on fenomenaalne. On ju. Aga olen neid näinud varem ka ja nähes nüüd uue trummariga, upgrade oli meeletu, aga ma arvan, et paljude arvates see ei ole enam sama bänd. Ja ma pean natukene nõustuma. Metallikaga juhtus tõesti nii, et nad vahetasid bassimehe välja ja see bassimees klappis. Sa pead klappima sinna perre sellesse nagu loomingulisse tulevikku. Siis sa pead klappima sellesse, et sa võib-olla tuuritad 150 päeva aastas, pead jalad koos ükskõik kellega, panna ükskõik keda 150 päevaks kokku. Konfliktid on nagu paratamatud. See on nagu lotovõit, et klapiks ja siis 4 inimest klapiks. Ja siis selline, sellist adrenaliini Ameerika mägede möllu nagu on bändil, kes täna mängib 100 000 inimese ees ja siis homme keegi kukub kuskilt posti otsast alla, kontserdil saab surma ja siis sul nagu, siis kõik need emotsioonid, mis on ju. Et see tõesti klapiks ja see bändi olemus nagu püsiks, ma ei tea, minu arust Metallica mängis Moskvas vist miljonile inimesele või midagi sellist, et kujutad ette, kui terve Eesti ja kui inimesi kuulab sinu kontserti ja tõmbad selle akordi ja siis kõik see pidi ju kunagi olema väidetavalt maailma suurim, mis toona oli. Jah, aga et mis teeb bändist, on väga raske öelda, et sa võid isegi vahetada ära nagu laulja, aga kui need lood nagu just kui resoneerivad samamoodi, nagu nad resoneerisid siis, kui inimesed neid kuulsid, ma ei tea, 15-20 aastat tagasi, et siis need bändid just kui saavad olla, aga reeglina nimetatakse seda ikkagi umbes nii, et on need generatsioonid ja õige bänd on see, mis siis just kui nagu lööb läbi, et see üks lugu, mis on globaalne hitt, et see, kes selles bändis sellel hetkel mängisid, need on see originaalbänd ja kõik ülejäänud on selline nagu tuletis, aga et ma arvan, et see on ikkagi nagu see mingi magic, mis teeb sellist muusikat, mis tegelikult pealt näha, võtad tükiteks lahti, see on nagu maru primitiivne kõik. Aga et kui sa paned need tükid kokku, siis midagi juhtub, mida nagu pane ükskõik palju juhtmeid külge tahad, sa ei analüüsi elu sees ära, mis seal tegelikult nagu asjad tööle paneb. Ja ma mõtlengi, et selline idee tasandil oleks just kui looming iseenesest on, ma tea, bändide, bändi liikmete, kõikide nende ajalugude, inimeste juhtumiste ülene on ju, et kui sa kuuled kuskil suvalises keldri baaris Rolling Stonesi lugu, mida mängib mingi cover bänd, siis sa ju ei ütle, et see on see cover bänd, vaid sa ütled, see on see Rolling Stonesi lugu on ju. Aga ma just hakkasin siis mõtlema nagu selle frantsiisi osas on ju, et kui sa saad retsepti, et nagu midagi uut luua, et kui sa saad kuskilt kaugelt maalt selle retsepti ja paned siin oma putka püsti, teed selle retsepti järgi täpselt seda purksi, siis need inimesed, kes tulevad seda ostma, nad ütlevad ikkagi, et ma olen McDonaldsis on ju. Ja aga kui coverbänd teeb on ju kontserti, siis nad ei ütle, et ma lähen rollingut kuulama. Praegu ei ütle, et seal jah.
ja see on nagu hämmastav, et ja ma arvan, et palju sellest Magicust tehakse inimeste peades ära ka, on ju. Et kas või ainult ootuste juhtimine või siis lihtsalt mingid varasemad mälestused ja kogemised, mis justkui nagu heas mõttes määrivad seda tuleviku kogemust juba ette. Jah, see on selles mõttes, et huvitav asi on see, et sa ütlesid, et sa ise ajad näiteks taktide pikkust taga, on ju, aga et mulle tundub ka, et muusikas ja üldse kõiges, näiteks ma ei tea, kas või lause kirjutamises on ka see, et enne kui sa hakkad reegleid rikkuma, siis kõige parem on enne, kui sa nagu kõiki neid reegleid, sa oled kõik nad selgeks saanud, et siis sa võid rikkuma hakata, on ju, ja näiteks punkmuusika ilmselt tehniliselt on see, et sa ei ole ühtegi reeglit ära ja sa rikud kõike ja kohe ja see ongi nagu võib-olla selle asja olemus, on ju. Punkmuusikas on reeglid, sa ei tohi harjutada. Sellest saab nagu metareegel, on ju. Ja. Ema reegel on see. Aga siis mulle tundub, kas sul korra tuli mõte, et kui need vähesed korrad on, kui sina siis muusikat kuuled, kas sul on ka mingisugune $100,000 audiofiilisüsteem kodus, et sul peab nagu see kõla või nagu tehniliselt peab ka olema õige või tuleb ka läpaka kõlaritest vahepeal? Läpaka kõlaritest ei tule eriti. Ma kuulan päris palju muusikat seoses sellega, et ma ehitan ühte muusikaplatvormi. Ma olin vahepeal väga uhke selle üle, et kõik muusika, mis sinna pannakse, et ma olen vähemalt ühe korra selle kuulanud läbi. Sellepärast, et see on, ütleme, loogika on selles, et minu arvates inimene võiks tarbida kohalikku toitu. Koha peal nagu nii lähedal kui sulle võimalik kasvatatud toitu. Inimene võiks, ma ei tea, kasutada neid riideid, mis on kas tehtud kuskil koha peal või mõeldud sellesse kliimasse. Nagu see on kasulik ellujäämise seisukohalt. Ja kuna ma olen muusik ja ma olen pannud tähele, et inimestele muusika on väga oluline. Kõik inimesed kuulavad muusikat, isegi kurdid kuulavad muusikat, kuulavad vibratsioone, naudivad sellest. Neile meeldib rütmilisus. Et siis mulle tundub, et muusikat peaks kuidagi õppima endale redefineerima seda rohkem väärtustades ja mulle õudselt meeldib see väljend, mida öeldakse, et mis muusikat kuulad, kas sa kuulad Eesti muusikat? Ei, ma Eesti muusikat ei kuula. Vaata, mida? Et millegipärast eestlased on sellised, kes arvavad ja ütlevad endale ka avalikult, et ei, nad Eesti muusikat ei kuula. Aga ometi, kui sa vaatad, paned neile näiteks kiibi ja siis kontrollid, et kas nad käisid eelmise aasta jooksul Eesti artiste kuulamas. Nad käivad kuulamas mitukümmend artisti erinevatel festivalidel, ikkagi see muusika graviteerib, on ju. Aga ometi muusika tundub olevat midagi sellist, mis on nagu kraanivesi, okei. Et kraaniveest nagu lõpuks mingil määral kuidagi pidi maksad, on ju. Aga sa ei teadvusta seda ja sa nagu võib-olla väärtustad vett ainult siis, kui see otsa saab, on ju. Aga nüüd muusikaga on selline lugu, et muusika seda ei puurita maa seest, et see on kellegi inimese nagu kirg ja töö ja vaev ja süda ja hing ja usk ja lootus ja unistused, on ju. Nii. Ja nüüd, kui me vaatame nii, et Eesti muusikat, kui seda veel tehakse eesti keeles, siis selle auditoorium ongi 1/8000 selle planeedi teadvusel olevast või siis ütleme sellise inimteadvusel olevast siis bioloogilisest massist, on ju. Et väidetavalt jah, et delfiinid võivad ka olla ja kalmaarid, on ju.
ja siis need sisalik inimesed. Kui täpne see on see ESO. Kui täpne see mõõtur seal on. Millal sa nägid, et see on lihtsalt vahemärkus, et millal sa nägid, et tehti üks uus surnuaed, et surnuaed sai ruum otsa. Aga see on üks viimane vandenõuteooria, mis mulle tundus huvitav. Et seega Eesti muusika auditoorium ongi umbes 900 000 kodukeelena eesti keelt rääkivat inimest, on ju. Nii. Ja et siis ma lihtsalt vahepeal mõtlesin, et see ei ole võimalik, et Eestis ei tehta head muusikat. No see ei ole võimalik. Et nagu piisavalt head, et noored seda kuuleksid, et see oleks nagu selline vahetusprotsess, mille eest eestlased on nõus maksma 5 eurot kuus näiteks, on ju meie äpi puhul. Ja saada nagu kollektiivselt päris palju nagu olemasolevat muusikat ja nagu juba juurdepääsu omavat muusikat ja siis ka nagu midagi, mida on otsustanud autorid, et nad lihtsalt digitaalselt ei levitagi, sellepärast et see suhe on nii nende kahjuks, on ju. Nii, ja siis ma kuulasin kõik lood läbi, mis meile Firemussi on pandud. No see, ma ei tea, nüüdseks on meid üle 25 000 loo, on ju. Nüüd ma ei saa enam öelda, et ma olen kõike kuulanud. Aga nüüd, kuidas ma seda kuulan? Ma kuulan mis tahes klappidega. Et ma selles mõttes ei ole väga pretensioonikas, kuigi mul on tõesti Armo Kardoni mingid 64. aasta võim ja ägedad arhailised kõlarid, mis tegelikult ja üks väga hea 80. lõpust ei saa olla 90. algusest sellise muunduriga väga hea CD mänge, mis nagu ei maksa mitte midagi, ta lihtsalt ta ei ise ei lisa muusika kõlale mingisuguseid puuste, vaid ta annab mulle nagu nii autentselt, kui selle plaadi miksijad ja masterid koostöös siis selle artisti ja produtsendiga olid otsustanud, et missugune see balanss seal peaks olema. Et mul tõesti on olemas selline kuulamisvõimalus ka, aga ma tavaliselt panen lihtsalt klapid ja lihtsalt kuulan ja olen väga maksi rahul. Et mulle tundub, et see on nagu põnev, see ei ole mingi avastus, need lood on olemas ja need on ka levinud plaatide peal, raamatukogudes, raadios mängitakse igal pool, aga see on nagu nii huvitav, kuidas meie ju kogu aeg muutume, on ju iga päev, on ju, meie taustsüsteem muutub, meie võib-olla arusaam elust muutub, arusaam endast muutub ja siis, kui sa kuulad veel muusikat, mis ilmselgelt on sinu jaoks nagu mõeldud, kui keegi pöördub su poole eesti keeles, võib-olla pöördub teispoolsusest, on ju. Et kui oluline on see, et me teaksime Eesti arhitekte, naudiksime teadlikult nende kunsti, ma ei tea, Eesti kunstnikke, Eesti näitlejatest teaks midagi, Eesti kirjanikest teaks midagi, et siis ei saa olla, et Eesti muusika on lihtsalt taust, et on hea pläust seal taga, et tegelikult pole eriti vahet, et võib-olla vahepeal laske meile veel mingit Rihannat ka ja siis on nagu jube hea elada, et tegelikult ma arvan, et küll see aeg jõuab kohale, ma loodan, et mitte selle kaudu, et kraanist saab vesi otsa, vaid selle kaudu, et natuke ennem, kui on täis katastroof, on ju, avastatakse, et muusikavaldkond on inimeste loodud kunst, mitte nagu ei kuku taevast alla või ei tule maa seest välja. Ja et tekib mingisugune teine suhe siis kohaliku muusikaga. Aga ma ei ütle, et see on täitsa katki. Ma ütlen, et sellel on jõudu ja rammu kui palju, et paljudel artistidel on oma sellised Saturni rõngad on olemas, kes nagu püsivad ja hoiavad ja hoolivad ja siis just kui nagu võimestavad ja võimendavad. Aga et ma arvan, et me peaksime võib-olla palju julgemalt ja palju teadlikumalt mitte mõtlema seda, et eelistage eestimaist, et see on ainult nagu mingisugune selline fiskaalpoliitiline nagu loosung, vaid et see eelistage eestimaist, see sisandab endas seda luksuse mõõdet, et see ongi mulle tehtud, et see on väga elitaarne värk, et me saame siin nagu luua koos, tarbida koos, auditoorium kui selline on väga-väga oluline väga paljudele kunstidele, on ju, et kujutad ette, kui keegi teeks filmi, aga teeb ainult endale, et ei näitagi kellelegi, on ju, et see kõik on väga tore ja niimoodi võib ka, on ju, aga et tegelikult, et see kunst vajab nagu resonantsi ja vajab ka siis
sellist nagu tagasisidet mitmetes mõtetes. Ja sellepärast siis mulle tundub, et mäng ei ole veel läbi, et muusika ei kao, kuigi kõik arvavad, et nüüd AI tuleb ja AI tapab ja et kõik, mis puudutab reklaamimuusikat ja kõik, mis puudutab filmimuusikat ja kõik, mis puudutab teles kasutatavat muusikat, et see kõik on tegelikult ainult masinad ruulivad, siis ma arvan, et lõppeks, kui Jaan Aru saab aru sellest, kuidas neid ajumustreid päriselt mõõta ja me saame inimestele tõestada, seda ei juhtu kunagi, et kuidas see nendele sobiv ja neid õigesti toitev muusika nendele nagu mõjub. Et siis me saame tõestada, et sulle sarnase kultuuri kogemisega inimese tehtud muusika teeb sulle kõige rohkem head. Kas ma vastasin su küsimusele? Jah, ja see on ju selles mõttes, et see on ikkagi nüüd viimaste aastate jooksul siin ikkagi kõvasti muutunud ka, et samamoodi nagu kui kunagi oli väga veider oli inimesel näiteks maksta selle eest, et ta mingisuguseid uudiseid loeb või tarbib, et see on täiesti ümber ehitatud nii-öelda muster ja samamoodi telemaastikul on see, et see kõik on nagu natuke muutumises küll on ju. Lõpetuseks ma küsin su käest viimase küsimuse ikkagi. Mis on elu mõte? Ahah, väga hea. Mis on elu mõte? Vabandame selle pausi pärast. Kõik, kes ei vaata, vaid kuulavad, neil võis juba tekkida mure, et kas telefon sai tühjaks. Elu mõte laias laastus. No kuidas aju töötab? Aju tegelikult on päris nagu huvitav. Ta viskab sulle ette. Viskab sulle ülesse. Kõigepealt, mida sa oled talt kunagi promptinud, ta viskab sulle nagu pool sõnadeta õige vastuse, mis tema arvab, et sinu kogumi sees ja nende sünapsite ja neuronite arvestuses on kõige õigem vastus ja minu pähe tekkis vastus, mis on primitiivne, aga et püüa elada nii, või põhimõtteliselt kokkuvõttes oli see, et tee rohkem head kui halba. Et kui see on nullis, siis on hästi elatud. Ja proovi teha nagu nii reljeefselt head, et kogemata sündinud halb näiteks või tahtmata sündinud, intentsioonita sündinud halb saab tasandatud. Siis laiemalt siis võib veel nagu seda lihtsustada, et ära ole jobu näiteks. See on ka päris oluline. Et meil kõigil ei õnnestu kogu aeg või meil kellelgi ei õnnestu kogu aeg. Aga et see liigitub sinna tolerantsi valdkonda. Aga nüüd kui veel seda lihtsustada, siis võib öelda, et nagu elu mõte on hoolida. Ja kui sinna saaks juurde pakkida selle, et ära tee halba, on ju. Ja see ei ole nii, et siis, et kui nagu palgamõrvar just kui teeb oma tööd, on ju, edukalt, resultatiivselt ja siis jällegi annetab selle raha laste haiglale ja võib-olla nagu matemaatiliselt päästab rohkem elusid. Et kas see on siis selle ahvena elu mõte selline reinkarnatsioon, ma ei usu. Aga et prooviks teha erinevatele ringidele nagu head, et oma kehast väljaspool hoolida, et hoida oma ligimesi, hoida oma kultuuri. Ma ei tea, miks see on oluline, raske öelda. Ilma kultuurita inimene ei sure ära kohe, isegi natuks aega võib-olla. Aga et ja
kuigi need on konstruktsioonid, siis ma olen päris selline endalegi üllatuseks olen selline päris tulihingeline patrioot. Minu arust on see ka päris oluline, et me hoiaksime seda, mis meid on hoidnud ja mis on justkui nähtamatu, aga tohutu tugev. Ehk et kokkuvõtteks ma arvan, et tee rohkem head kui halba. Äkki see oleks hea vastus. Ja lõpetuseks hea lühike jutt. Väga ilus, aitäh sulle. Aitäh sulle kutsumast ja kuulake Eesti Esot. Just nii. Eesti Esu.